nüüd Ooper natukene ärgitab siin oma mehi veidi aktiivsemalt peale käima. Aga hea ja täpne söödumäng. Benayoun palliga, Benayoun väga ettevaatlikult teda katma, Benayoun pikalt lastakse nüüd rünnata ja kas siin tuleb värav? Kahjuks Iisraeli meeskond läks 1-0 sellest rünnakust juhtima ja Yossi Benayoun tegi taas suure eeltöö. Jah, aga oli näha, et mees ei taha vasaku jalaga lüüa kuidagi ja venitas, aga kui nägi, et kui keegi peale ei tule, siis ikkagi lõi. Ei olnud see löök sugugi mitte kõige parem, aga ei suutnud Mart seda palli kinni hoida ja lahti jäänud pallile jõudis siis Kolauti esimesena, kes siis oma debüütmängus lööb ka esimese värava Iisraeli koondisest. Tõepoolest 24-aastane Roberto Kolauti esimene mäng Iisraeli koondises ja ka esimene värav tal. Nii et võiksime ütelda, et väga rumal avavärav selles kohtumises. Jah, sai väga vabalt tõusta, aga näha oli, et nagu mees ei taha väga löögile minna, kuigi siin varem oli võimalus ja sättis ja ei olnud see löök tegelikult üldsegi mitte tugev, aga selle vihmast märk pall ja libeda muru peal ja ei suutnud Mart seda kinni hoida. Nii et Eesti meeskond on jäänud 0-1 kaotusseisu, loodame, et mehed sellest ei heitu ja ikkagi üritavad nüüd viigivärat lüüa. Meie vasakpoolkaitsja Sergei Dmitrijev tagasi Terehovile. Ooper kastis küsib palli ja saab selle. Ja rünnak, lööb Ooper. Kaitse jõudis ette kahjuks. Igal juhul väga ohtlik rünnak nüüd Eesti meeskonna poolt. Andres Ooper näitas oma teravust. Ooper uuesti üritas nüüd senderdada, aga Iisraeli mängijad said jala vahele. Nii hiilgavalt ju eelmistel aasta Eesti meistrivõist 41 ja praegu Neemel on võimalus. Pall jõudis nüüd Dmitrijevini. Ja kahju, et ei põrganud väravahisse pall otse Tarmo Neemelole. Igal juhul hiilgav võimalus ja hästi mängis Aleksander Dmitrijev, aga mida ei tulnud, seda ei olnud väravat. Jah, aga just jälle tulemus sellest, et aktiivsemalt ja teravamalt minnakse nendele pallidele järgi ja võidetakse neid palle seal keskväljal ja siit tekkis hea rünnaku võimalus kohe. Väravaht sai näpud vahele Dmitrijevi löögile ja Ragnar Klavan, pikalt Ragnar Klavan läks ning kollase kaardi teenib siin Valid Padir, Iisraeli meeskonna poolkaitsja. Kohtunik väga hästi jälgis, sest siin oli veidi sellist tasumise mekki juures, sest eelmises olukorras, kus Ragnar palli võitis väga õigel ajal, kerge nükkega viis vastase tasakaalust välja ja võitis selle palli ja siit sellele järgnes kohe selline tagant maha tõmbamine, et veidi sellist tasumise mekki oli juures ja kohtunik kohe fikseeris selle ära kollase kaardiga. Teist korda järjest väga aktiivselt mängib meie keskpoolkaitsja Ragnar Klavan. Karistuslöök Eesti meeskonnale palli juures on vasakujalgne Dmitri Glov, kes kaugelt kohe lööb peale ja väga tugev löök. Eesti oli praegu viigivärava lähedal, aga kahjuks siis ei suudetud viigistada. Igal juhul väga tugev karistuslöök Dmitri Gloglovilt ning super võimalus praegu Eesti meeskonnal lüüa. Nõuavad meie mängijad praegu sealt 11 meetri karistuslööki, aga vaatame kordusest, kas puutus väravaht 90 mänguminutit ja 3 lisaminutit on juurde pandud. Vassilev. Ooper on heal positsioonil. Sai palli lõpuks pall hästi läbi, Ooper läheb, Ooper lööb ette posti ja hästi tegutses vastaste väravaht Udo Aut. Vassiljev on nagu ümber sündinud, kui pääses sinna keskele, et väga hästi nägi väljakut ja milline sööd sealt kahe kaitsja vahelt läbi Ooperile täpselt. Aga ega neid võimalusi praegu eestlastele palju enam jäänud ei ole. No võimalusi võib-olla on, aega on natukene vähe. Jaa, sest aega jääb aina vähemaks ja vähemaks. Eesti meeskonna võimalusi võib siin veel väga kiirelt, nurgalöök. Ei tulnud üle, aga Klavan palliga. Ja praegu jäi pallile ette taas nende väravavaht. Rünnak jätkub Eesti meeskonnal, piirajal sai peale lüüa. Oi, milline surve Eesti koondise poolt. Ooper suluseisus. Ja tahab Ooper rutem palli sinna platsile, et ei saaks vastane aega viita.